Mobiilne silmakabinet on sadulauto, kuhu peal on projekteeritud silmaarsti vastuvõtuks ette nähtud kabinet. See tähendab seda, et lapsed ei pea tulema silmaarsti juurde, kuid meie arstidena läheme laste juurde. Samal ajal, kui laps tuleb kooli, hommikul saab ta vahepeal käia ka silmaarsti vastuvõtul ja jätkata oma koolitunde oma klassis. Hetkel me keskendume laste silmadele ja just lühinägevuse uurimisele. Lühinägevus tähendab seda, et laps ei näe kaugele hästi, kaugele asetsevad objektid on udused ja selleks, et hästi näha, on lapsel kirjutatud tavaliselt prillid või siis kannab ta kontaktläätsesid. Tihtipeale laps ise ei pruugigi aru saada, et tal on midagi silmadega viga, kuid seda märkavad juba lapsevanemad, kas ta kissitab silmi kaugele vaatamisel või kurdab mingeid kaebusi, kas tal silmad väsivad, on peavalud. Laste silmi me uurime bussis täpselt samamoodi, nagu neid uuritakse ka haiglas. See tähendab seda, et me mõõdame laste nägemisteravust, teeme ära uuringu, mis näitab, milline on lapse silmaehitus, samuti vaatame kõõrsilmsuse suhtes. Ja siis on meil selline spetsiaalne aparaat, millega me saame mõõta lapse silmamuna pikkust. See siis näitabki ära, kas lapsel on lühinägevus või ei ole. Edasi meil on ka selline aparaat, millega saame erinevaid patoloogiaid avastada. Samuti me mõõdame ka ja määrame ka laste silmavärvi ning samuti me vaatame ka laste silmapõhja. Selleks, et aru saada, kas laps vajab prille või mitte, pannakse alati silmaarsti juures lastele ka silmatilgad. Need silmatilgad teevad silmatera suureks, see tähendab seda, et sama päev lapsel on nägemine lähedale natukene udune. Kuid pärast seda silmatilga tehtud uuringut me saame väljastada ka vajadusel lapsele prilliretsepti, kui seda on vaja, või kui me leiame mingisuguseid kõrvalekaldeid, saame need lapsed kutsuda ka silmakliinikusse täiendavatele uuringutele. Kui teie laps on kutsutud silmauuringule, siis ma kindlasti soovitaksin seda võimalust ka kasutada, sest tihtipeale lapsed ise ei oska kurta, kui neil on ka mingi probleem silmadega. Ja kui me oleme välistanud, et mingi probleem ei ole, siis on see ju ka hea uudis, et lapse silmadega on kõik korras. Laste silmi me saame hoida sellega, et laps peaks viibima vähemalt 2 tundi päevas õues, sest on tõestatud, et õues viibimine hoiab ära lühinägevuse teket ja pidurdab ka selle arengut. Lisaks peale lähitöö tegemist, mis tähendab lugemist, arvuti vaatamist, nutiseadmete vaatamist, peaks kindlasti oma silmiga puhkama. Ja selleks on väga hea reegel, 2-20-20 reegel, mis tähendab seda, et iga päev peab laps olema vähemalt 2 tundi õues ja peale 20-minutilist lähitööd peaks vaatama 20 sekundit kaugusesse.